keegi ei tea, mis või kes on Tartu vaim, siis üks variant on teie ees, Tullio Ilomets. Legendaarne Tartu Ülikooli keemiaõppejõud, kes 13. juulil sai 90 aastat vanaks ja kes on ülikoolis töötanud ühtekokku 59 aastat. Need vanad orgaanilised eetrid, vaata kui nad saavad hapnikuga kokku, siis nendest saavad hirmsad lõhkeained. Kuidas te neid pudeleid auku loopisite? Ei, seda ei või rääkida. See oli lahe lugu. Minul oli granaadi heitmises vanasti sain peaauhinna, sest ma nii täpselt loopsin granaati. See tähendab sõjalise õppuses, kui meil oli keskkoolis. Sellest oli kasu nüüd? Mina olin laskur ja laskes sain ma esimese klassi ja algus sain 3. klassi, siis sain 1. klassi. Ja siis ma sain granaati heites, ma sain auhinnaks veel Õbe Mantseti nööbid. See oli teada, kuidas granaati tuleb heita. Nii et viskasite eetripudeli ära ja siis kõhuli maha? Ei. Aga kõige hullemad eetrid olid need isopropüüleetrid. Ühe laborita oli seda ei maksa rääkida. Eetrid on vajalikud solvendid, aga need liidu pudelikorgid ei olnud kuigi õhku pidavad. Ja pikkamööda sealt läks hapnikku diffundeerus sisse, kui ta oli juba korra lahti võetud. Ja siis oligi niimoodi, et me siis peale selle, kui seal biomeedikumis, ei mitte biomeedikumis, seal kusagil käis üks plahvatus, kus olid nad selle sama eetriga hakanud pudeleid puhastama ja ma ei tea, mis tegema ja siis lõi ikka labori segamini ja üks sürmed maha. Ja siis tehti suur kontroll ja siis me leidsime neid pudeleid võrdlemisi palju. Aga osa sai, millel juba sadet ei ole, siis need said siis niimoodi, et lahjandusega said nad ohutuks tehtud. Aga millel oli ikka paks sade põhjas, siis ei jäänud muud üle kui... ega see ei olnud seadusega kooskõlas eriti, aga me lahendasime küsimuse lihtsalt. Kuidas see käis siis? Ei, ma võtsin selle pudeli kätte lihtsalt ja siis seal oli kaevand, seal olid need raudkivid olid seal. Siis ma virutasin ta sinna selles vastu kive, aga esimese pauguga ta ei plahvatanud. Aga siis ma võtsin ühe paraja suure kivi ja siis selle saatsin sinna, kus see oli nüüd niimoodi näha oli, kus see hunnikus oli. Ma viskasin ja siis hüppasin tõmbasin selle plangu taha enda ja siis käis niisugune kärakas, et oi jumal. Pead oskama siiski selle asjaga ümber käia. Pead ikka teadma, mis asi on granaat, kui sa oled splindi ära tõmmanud. Aga see pudel on sul täpselt niisugune. Sest kui sa teda loksutad, korki ei tohi mingil juhul ära võtta. Tead, iga mees ei lähe seda pudelit tõstma sealt. Sellepärast, et kel ikka ei ole niisugust kogemust, siis ei maksa minna torkima.